Uus aasta tuleb ka automüügisektoris uute uudistega. Uus Hiina autotootja on jõudnud ja sisenenud Eesti turule ja selleks on Bike. Oleme viiendis, et uurida, mis masin see Bike on. On siis süke linnamaasturist vähe võimekam sõiduk, mis siis pakub 4 vedu, hübriidi ja sükest kõrgemat clearance'it ja väga head varustust. Tegemist on siis koostööpartneriga, kes on ühtlasi Mersuga, toodab koos autosid, seal on neil ühine ettevõte, mille osanik siis on Mercedes-Benz 49% ja Bike on siis 51%. Bike on tootnud Hiinas Jeep autosid. Seda nad tegid siis 80-ndatelt kuni 2009 aastani. Siis Bike põhimõtteliselt sai niitsi Jeep autostruktuuridelt, 4-veost ja kõik sellisest kohtadest, et see auto baas või vundament algabki siis Jeepist ja siis edasi läheb ta põhimõtteliselt Mercedese varustusosadeni. Ta on iselaetav hübriid ehk siis HEV, mis arendab välja koos sisepõlemismootoriga 206 kilovatti. Ehk siis tal on olemas siis 1 5-liitrine bensiinimootor ja 2 elektrimootorit. Esisillas 1 ja tagasillas teine. Sellel autol on keskmisest suurem võimekus, ehk siis tal on elektrimootoritega, ta ei ole niisugust kardaani, mis vajab siis tagumiselt rattaid ringi, et tal on olemas elektrimootor ja tal on olemas selline kämpimisrežiim, millega on siis võimalik auto välja lülitada, näiteks vajutad kämpimisrežiimi sisse ja autost on võimalik saada elektrit siis kätte. Istmed käivad alla ilusti, sinna on võimalik magama heita, seal on võimalik madrats sinna sisse osta. Madratsid on 2 versiooni, ehk siis on võimalik siis läbi pagasniku panna madrats sinna niimoodi, et istmed käivad siis täiesti siledaks, aga on ka võimalik niimoodi, et juhi ja kõrvaliste peatoed käivad ära ja istmed lähevad täiesti alla lappi ja madrats on siis võimalik sinna sisse panna. Ehk siis ta ühildub ära selle teise rea istmereaga. Siis autol pagasnikus on eraldi veel laud, mis on ühtlasi ka riiul, aga see on võimalik välja võtta, tehas on pannud sinna jalad kaasa, jalad saab ilusti alla krüttida ja saab omale söögilaua sinna isegi leiutada. Saadate veel tähti ka nautida kallimaga. See auto on hetkel veel Eestis ainukene, aga ilmselt mitte kauaks. Jah, selles kuus saabuvad esimesed sõidukid, millest juba tegelikult selle ainsa sõidukiga oleme suutnud müüa juba 10 sõidukit ette. Ja plaan või selline maht ühesõnaga selles aastas on pea 80 ühikut. Selle auto leti hind on 35 900 eurot. Ja selle eest saab siis 4-veolise hübriidsõiduki väga hea varustusega. Sa ennist just ütlesid, et sa suutsid selle auto isegi endale maha müüa, nii et järelikult selle autot on? Selle autot on jah, et seda kindlasti peab ise proovima ja ma julgustan kindlasti kõiki proovima nägemata.